Aitäh! Ma korraldajate lahkel loal pigem astun siit puldi tagant välja. Mul ei ole ühtegi paberit ees ja räägin sellest tundest ja mõttest, millega ma täna siia teie juurde tulin. Minu nimi on Margus Toomla ja tõesti mul on õnn ja ma isegi ei saa öelda, et see on minu töö, vaid et see on minu kirg ja armastus, mida ma saan täna teha. Et mul on õnn vedada sellist liikumist, nagu on laulu- ja tantsupeod kui sündmusena. Meie laulu- ja tantsupeod, kui meie koorid ja rahva tantsurühmad kokku saavad. Ma pean veel ütlema ühe olulise koha ära, mida ma alati ütlen, kui ma Ida-Virumaale tulen. Minu juured on pärit Ida-Virumaalt. Ja minu ajalugu on väga pikk Ida-Virumaal. Mul on talukoht siiamaani Toilas. Ja need juured on nii sügavad ja minu armastus Ida-Virumaa vastu on nii suur tänu nendele juurtele ja minu jaoks on selliste juurte olemasolu ja tähendus väga oluline. Minu vanaisa oli Toilas pasunakoori juht. Minu vanaisa, järgmine põlvkond, mängis kohalikus puhkpilliorkestris tuubat, siis ta oskas mängida kontrabassi, suupilli, ta oskas mängida kitarri ja mandoliini. Ja sellega mul on äärmiselt hea tunne, et minu suguvõsa on andnud väga olulise liikumise omal ajahetkel sellesse kohaliku kogukonna kultuuri. Ja ma ise nüüd tõesti Ida-Virumaal ei ela, eks aeg on teinud oma rajad ja ma olen sündinud Tallinnas, aga ma käin kogu aeg Toilas ja kõik lapsepõlved on olnud siin samas Toilas ja meil on üleval Pööningul on teise laulupeo noodid ja materjalid. Teine laulupidu toimus siis 1879. aastal ja need materjalid on seal selle tõttu, et minu vanaisa, kes siis oli pasunakoori juht, mängis tõenäoliselt laulupeo materjalidest siis oma pasunakooriga. Ja see näitab, kui oluline on olnud meie traditsioon, laulu- ja tantsupidude traditsioon, mis on andnud meie rahvakultuuri liikumisele väga olulised tõuked. Me muidugi teame väga hästi, kui oluline on laulu- ja tantsupeo liikumise kogu meie rahva sellisele olemusele, meie traditsioonidele, meie teatud pühadusele, meie identiteedile. Ja laulu- ja tantsupeod loomulikult on olnud väga oluliseks tõukeks selle nimel, et meie laulu- ja tantsupidude traditsioon püsiks. Aga täna ei ole Toilas enam sellist pasunakoori ja tõenäoliselt ei ole ka sellist puhkpilliorkestrit või puhkpilli seltskonda, kes tol ajal oli, kui minu vanaisad veel mängisid. Aga eks aeg ongi olnud väga erinev igal ajaetapil. Inimesed liiguvad, ühiskond liigub, poliitiline liigub, kindlasti teine maailmasõda muutis seda olukorda ka Toila kultuurielus. Ja see on mõnes mõttes nagu loomulik, et meie ühiskond ja maailm muutub ja liigub. Aga mis on väga oluline, et meil on igas ajastus teatud väljakutsed. Ja täna oleme me ka ühe väljakutse ees. Aga sellest väljakutsest ma räägin mõne hetke pärast ja tulen tagasi, milline on see tänane väljakutse. Nüüd mõneks hetkeks ma tulen aga tänasesse päeva ja meil on tulemas sellel aastal 13. noorte laulu- ja tantsupidu Püha on maa. See on noortepidu. Järgmine laulu- ja tantsupidu toimub siis 2025. aastal. Ma olen täna siin Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhina ja ma korraks mõne sõna siis räägin, et millega tegeleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. 4 korda kümnendi jooksul on siis meil Tallinnas üldlaulu- ja tantsupeod ja Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus siis korraldab selle laulu- ja tantsupeo liikumise kuni siis laulu- ja tantsupeo sündmuseni. Ja mis on see liikumine? Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse jaoks on see liikumine 3 etappi.
Esimene etapp on see, et kui me kutsume kokku endale loomingulised juhid, selleks aastaks on siis Pärt Uusberg on laulupeo kunstiline juht ja Agne Kurrikov-Herman on siis tantsupeo pealavastaja. Ja nemad loovad oma meeskonna ja me hakkame koos siis looma seda repertuaari, mis kõlab või on tantsumurul siis repertuaarina. Ja toimub selline suur loominguline protsess, mille raames me siis loome õppematerjalid, milles siis hakkavad lõpuks meie kollektiivid õppima. Seal juures me mõtleme välja kogu peo väärtussõnumit, peo mõtte, peo sõnumid, nagu sellel peol on Püha on maa. Me mõtleme kogu selle peo visuaalia. Ning teine etapp on siis kollektiividele selle repertuaari õpetamine. Siis me veel tuleme maakondadesse õpetama ja paneme vahepeal teise slaidi ka. Tuleme maakondadesse õpetama, kus siis kollektiivid hakkavad ette valmistuma meie laulu- ja tantsupeoks. Ja nüüd teise etapiga paralleelselt toimub peonädala ettevalmistus. Ja peonädala ettevalmistus on siin teil selja taga. Te ei peagi väga palju siin nägema, mis siin nüüd siin kirjas on. Aga need on, kui sihtasutuses töötab kokku 10 inimest, siis laulu- ja tantsupeo jaoks on meid 100. Ja me iga peo eel peame uuesti üles ehitama kogu võrgustiku, et see laulu- ja tantsupidu saaks toimuda. Siin on turvalisus, siin on parkimine, tuletoimkond, väga erinevad staabid, tantsupeo kunstiline toimkond, märgistustoimkond, kaubandus, toitlustus koolides, toitlustus väljakutel, koolimajutus, meditsiin, magustoidud, toidupakid, siis on väga palju riigihankeid, siis on kaubandus, vabatahtlikud, ligipääsetavus, toidunõud, mis on uus väljakutse meie jaoks, jäätmemajandus, jäätmekorraldus, rohesaadikud, siis on rongkäik, rongkäigu peo, kommunikatsioon, kutsed, piletid ja nii edasi, et tegelikult need toimkondi on väga palju, mis me uuesti üles ehitame iga peo eel. Ja nüüd on see koht, sellega tegeleb siis laulu- ja tantsupeo sihtasutus järjepidevalt. Ja täna me oleme selles faasis, et pidu on kohe tulemas, need toimkonnad kõik oleme uuesti tööle pannud. Ja loomulikult me peame iga kord uuesti üles mehitama, sest inimesed ka vahetuvad. Ja me peame kogu aeg seda järjepidevust selles korralduses, kuidas teha rongkäiku oma organisatsioonis kogu aeg edasi kandma. Sest meil ei tööta ühtegi rongkäigu inimest ja seda saab õppida ainult seda pidu ise tehes. Ja me oleme täna selles faasis, aga me oleme juba käivitanud 2025. aasta laulu- ja tantsupeo korralduse ja seal on uus loominguline meeskond, kes on paralleelselt, me töötame juba esimese etapiga ehk et loomingulise etapiga. Täna me oleme siis peo korralduses nii, et meil on selle peo viimane etapp ja paralleelselt juba uue peo esimene etapp. Ja ma pean ausalt ütlema, et see töö on kohutavalt intensiivne seal, selle tegemisel. Ja selle kõrvalt me tegelikult valutame ka südant. Ja me valutame südant, kuidas meie laulu- ja tantsupeo liikumine püsib. Laulu- ja tantsupeod, mida me korraldame täna, on väga oluliseks tõukeks meie laulu- ja tantsupeo liikumises ja koori- ja rahvatantsu ja pillimängu liikumises. Laulupeod on, ma näitan nüüd käega korraks, laulupeod on nagu katus. Ehk üks tippsündmus. Aga kogu laulu- ja tantsupeod püsivad vundamendil. Ja see vundament on need kollektiivid, kes toimetavad meil siin maakondades, omavalitsustes, koolides, kultuurikeskustes või mujal ruumides. Ja laulu- ja tantsupidu on täpselt nii suur, kui tugev on meil vundament. Kui see vundament hääbub, siis hääbub ka laulu- ja tantsupidu. Ma tulen nüüd siia väljakutse juurde, kus me täna oleme. Nagu ma ütlesin, et ajad on olnud erinevad, et Toilas, kus minu suguvõsa liinid on, ei ole täna neid pasunakoore enam ja eks aeg muudabki. Ja väga oluline nüüd on selle juures see, et
et me ei tohi unustada. Me ei tohi unustada seda, et kuidas meie järjepidevus püsib. Meil on olnud 2000. aastat, 1990. aastatel tegelikult laulu- ja tantsupeod olid natukene hääbumises, oli vähe publikut, vähem oli osalejaid ja 2019, kui meil oli juubelipidu, siis oli väga kõrges osalejate arv tegelikult. Aga kas me oleme selle peale mõelnud, et milline on meie osalejate arv 20 aasta pärast? Ja et kas me omavalitsuste poole pealt oleme panustanud ja mõelnud ka oma arengukavades või eesmärkides selle peale, et kas meil on kollektiivid ka 20 aasta pärast olemas. Sellepärast, et nagu laulu- ja tantsupidu on täpselt nii suur, nagu on see vundament, me ei tohi seda ära unustada ja murekoht täna, mis on laulu- ja tantsupeo sihtasutusel tehes 13. noorte laulu- ja tantsupidu Püha on maa, see murekoht on see, et me tegelikult pärast pandeemiat näeme, et meie osalejate arvud on tohutult langenud. Ma ei saa täna öelda täpselt, mis on need numbrid täna, me teeme alles kokkuvõtteid, aga tegelikult on need numbrid langenud. Näiteks tantsupeo poole pealt on meil numbrid selgemad täna ja need numbrid on ikka drastiliselt langenud meie enda mõttes. Ja nüüd me oleme tegelikult väljakutsete ees. Nagu ma ütlesin, igal ajastul on omad väljakutsed ja need väljakutsed täna on nagu teistsugused ja see väljakutsed on sellised, et meie osalejad on langenud. Millised on need põhjused? Ma täpselt täna seda ei oska teile öelda. Et seda me peame koos oma heade partneritega hakkama ka natuke vaatama siin sügisel tõenäoliselt, kui mul see pidu on läbi saanud, see pidu, siis mul on natuke rohkem ajaressurssi panustada ka nagu sellesse, et mis on need põhjused. Aga mure on suur ja tegelikult see mure on selles mõttes meie kõigi mure. See on omavalitsuste mure, see on koolide mure, see on lasteaedade mure, kus on rühmad, kus tantsitakse, lauldakse. Ja me ei tohi ära unustada, et meil need kollektiivid püsiksid. Ja see on tegelikult üks suur palve on see, et kui me näeme omavalitsustes ka, et kusagil on mingi hääbumine toimumas, et me ei annaks sellele alla, et me mõtleksime, kuidas me saame seda ise päästa. Laulu- ja tantsupeo sihtasutus ei saa seda tegelikult päästa ise. Me saame anda tõuke selleks, et peod toimuvad, oleksid motivatsiooni eesmärk kohe kollektiivid pürgida. Aga alltasandilt peab see tegelikult üles kasvama. Laulu- ja tantsupeod on selle vundamendi peal seisavad. Ja see vundament on tegelikult need kogukonnad ja need inimesed, kus kõik see toimub meil. Ja see on see murekoht, kus me täna nagu seisame, et see ei hääbuks ja et me nüüd suudaksime uuesti käivitada ja et meil 20 aasta pärast oleks laulu- ja tantsupeod sama võimsamad ja mitte ei oleks poole väiksemad. Et see on see tegelikult tänane eesmärk. Me ei näe keegi ette, mis 20 aasta pärast toimub, aga oluline on täna nagu märgata seda. Ja me tegime sihtasutusega ühe uue arengukava ka aastaks 2023 ja 2030 ja ma võtsin sealt sellise eesmärgina, et panustada nüüd natuke rohkem kaardistamisele, kuidas meil kollektiivid on ajas muutunud ja et hakata märkama ka negatiivseid tendentse ja ka positiivseid tendentse. Ja mul on selline väike plaan, et ma vaatan, kuidas ma seda statistiliselt saan kõike koondama hakata täpselt, aga et meil on 79 omavalitsust ja et hakata nagu vaatama, et kuidas omavalitsustes on läbi pidude, me saame pidude statistikat vaadata meie isiklikult, et läbi pidude statistikat, kus omavalitsustes on inimeste, õpetajate arv muutunud, kasvanud, kahanenud, kuidas on kollektiivide arv kasvanud ja kahanenud. Et me püüame hakata seda vaatama, et kui see on muidugi meie saame statistikat teha iga 5 aasta tagant noortepeo statistikat ja iga 5 aasta tagant suurtepeo statistikat kahjuks on, et me tihedamini seda meie teha ei saa. Aga me püüame vaadata, et kus siis omavalitsustes on ka need mõõnad ja kasvud, et kui näha, et kusagil hakkab minema, et panna näpp peale sellele kohale, et siin on nagu mure. Ma tean, et seda muresid on väga keeruline ka lahendada omavalitsuste sees ja koolide sees, sest ei ole inimesi. Ei ole võib-olla ka haritud muusikaõpetajaid või ei ole ka tantsuõpetajaid. No tegelikult on see meie kõigi mure. Kultuuriministeerium ja riik on pannud välja näiteks kollektiividele toetus, on pandud palgatoetused välja kollektiivi juhtidele, kes on laulu- ja tantsupeost osa võtavad. Need on kõik olulised meetmed, aga need meetmed toimivad ainult siis, kui meil on kohalikul tasandil ka need inimesed, kes suudavad seda teha ja me oleks ka harrastajaid. Mul on ka selles mõttes hea meel, et minu enda tütar nagu Piretil soovivad saada laulu- ja tantsupeole. Mul ka soovib tütar saada tantsupeole. Et see järjepidevus on ja ma nagu strateegiliselt olen hoidnud oma tütart ka selles, et ta käiks seal ringis, et ta läheks tantsupeole 2.–3. liiki tantsima. Loodetavasti sinna siis saab ka, eks ole. Konkurss on siiski seal ka minu tütrel, eks ole.
Et see on nagu oluline, et me panustaksime, mõtleksime ja oma arengukavades ja tegevustes ka planeeriksime seda, et me ei unustaks laulu- ja tantsupeo järjepidevust oma piirkonna tegevustes. Ja nagu ma ütlesin, siis laulu- ja tantsupidu seisab puhtalt sündmusena, laulu- ja tantsupeo korraldus seisab vundamendil, milleks on tegelikult meie omavalitsuste ja piirkondade kultuuriline liikumine. Selline oli see mõte ja tunne, mida ma tahtsin täna öelda just selles vaates, kus me täna laulu- ja tantsupeo korraldusega oleme, sest et jah, tõsi on see, et laulu- ja tantsupeo sihtasutus näeb peokorralduse juures kõige ilmsem, kõige nagu teravamalt seda, et kuidas meie osalejad ja ka kvaliteet laulus ja tantsus muutub. Et seda me nagu näeme ja see plaan on meil hakata natuke rohkem nüüd süvenema ja mõõtma seda, et just nimelt, et meil 20 aasta pärast oleks see elujõulisus ikkagi täpselt samamoodi. Meil on muidugi ka maakondades häid partnereid. Meil on ju omavalitsusliidud, tegelikult laulu- ja tantsupeo puhul mul on äärmiselt oluline on teha koostööd igas maakonnas omavalitsusliitudega, mõnel on arenduskeskused, mõnes kohas on linnaasutused, kellega me koostööd teeme, sest et see maakonna delegatsioon tuleb tegelikult maakonna partnerite kaudu laulu- ja tantsupeole. Ja mul on plaan ka sügisel või talve poole siin, järgmisel talvel siis, kohtuda uuesti ka Ida-Virumaa poolsete partneritega ja siis koos arutada, kuidas seda laulu- ja tantsupeo liikumist siin tasandil paremaks teha ja millised on need mured ja probleemid. Ja kohtuda ja hoida väga tugevalt kontakti just selle nimel, et me laulu- ja tantsupeo liikumist ei unustaks ja hoiaksime seda tugevalt alati enda fookuses. Seega aitäh, ma vaatasin, mul hakkasid siin minutid ühel hetkel jooksma, mul on nii-öelda 1 minut ja 54 sekundit, aga ma nüüd annan selle mikrofoni üle ja soovin teile ilusat päeva. Ma kahjuks ise pean küll lahkuma mingil hetkel, ma pean minema kell 5 Tallinnasse, aga mul on plaan minna läbi Toilast, vaadata mitu kraadi on sealt alus üldse praegu sooja ja siis hakkan ühel hetkel liikuma Tallinna poole täna tagasi pärast lõunat. Aga Piial ma nägin, oli käsi. Aitäh, Margus. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kõige selle suure administreerimise kõrval, et kas sa oled jõudnud vaadata, aga kuidas Ida-Virumaa numbrid suures pildis tunduvad, et see on ju maakond, mis meid kõige rohkem praegu huvitab? No, ma tegelikult korraks lasin kolleegidel ühe asja välja otsida, aga ma nüüd mõtlen, kas meil on hea kuraator, kes kindlasti oskab ka sellele vastata. No ma vaatan, ma võtan korraks ühe Exceli välja. Mis ta siin nüüd meil näitab? Ida-Virumaa 2017-13, no ma vaatame. Teises eelproovis, mis mul on laulupidu, oli liikmeid 800 liiget 2017 aasta ja noortepeol ja sel korral on 700 liiget ehk et 100 liikme võrra on laulupeol noorte kollektiivid langenud. 800-lt 700 peale 100 liiget on vähem. Kollektiivide arvude mõttes teises eelproovis 2017-35, praegult on 27. Tantsupidu teises eelproovis 2017 oli kollektiivi 24, nüüd on 20 ja liikmeid olid 342 2017 ja nüüd on 340. Iseenesest liikmete arv ei olegi. Kollektiivide arv on vähenenud, tantsupeol, aga liikmete arv on suhteliselt sama. Küll aga on laulupeol toimunud nii kollektiivide kui ka liikmete arvus oluline nagu kukkumine. Ja tegelikult Ida-Virumaa selles mõttes ei ole suur maakond. Meil on ju oluliselt suuremaid maakondasid ja seal on need numbrid veel drastilisemad lihtsalt täna. Ja see on tegelikult mure koht ja tegelikult selle olukorra lõi meil pandeemia, mis nüüd on tõenäoliselt tekitanud selle ja tõenäoliselt milleks siis nüüd, ma tean ka seda, et koorijuhid on rääkinud mulle, et jube raske on praegult olnud ka see, et käid koorides järel ja palud, et inimesed oleksid laulma ja tantsima või otsid neid liikmeid taga, kes oleksid laulma ja tantsima. Et kuidagi on praegult läinud see libisema see olukord, aga ma olen jube tänulik selle üle, ma tean, siin saalis on üks inimene julge siis nime öelda, kes tantsib nüüd ka ühes rühmas, pererühmas näiteks, eks ja on väga tore, et selliseid uusi algatusi siiski pärast pandeemiat on tulnud ja selle üle saame ainult me rõõmu tunda,
et selline järjepidevus ja soov panustada siis teatud teistest rakukestest muutub. Nagu ma ütlesin, minu enda suguvõsas, minu suguvõsas ei mängi keegi enam siin puhkpilli, aga tore on see, et uued rakukesed tekivad kas või selle sama pererühma näol, kus üks inimene saalis tantsib nüüd. Keegi soovis küsida? Jep. Ja aitäh ka minu poolt, Margus, väga huvitav. Minu nimi on Aivar Surva ja praegu esindan siin Viru Instituuti. Mina olen ka väga palju seotud olnud nii juba vanemate kaudu kui veel kaugemalt selle sama laulupeoga. Esimene laulupeo, kus ma käisin, oli aasta 1969, ehk siis 100. Ja 4 aastat tagasi, mul oli ikka süda hüppas sees, kui oli 150. Hetkel on niimoodi, et see tugi kogu selle laulu tantsupeo liikumisel on oluliselt suurem kui nüüd mõnikümmend aastat tagasi, et me seda tunnetame. Samas kõikide nende tugedega millegipärast kaasneb bürokraatia. Seda ütlevad nii koorijuhid kui väga palju seltsingute juhid, kollektiivide eestvedajad. Et tõepoolest, mul on küsimus, või isegi mitte küsimus, samuti Kultuuriministeeriumile, et äkki on võimalik kuidagi mõelda selle peale, et seda bürokraatiat vähendada. Väga paljud lihtsalt loobuvad toetuste küsimisest selle pärast, et nad enam ei käi sellest üle. Et äkki mõtleks selle peale. Aitäh. Ma mõtlen, bürokraatia all siis me mõtleme tõenäoliselt toetusi, eks ole. Just on ju, tingimused ja toetused. Mul on tegelikult natuke keeruline rääkida kõikide selliste otsuste eest ka, aga Laulu- ja tantsupeo sihtasutus isiklikult nüüd jagab välja kollektiivide toetust. See on siis kollektiivne rahalist toetust. Ja me oleme, ma ei saa veel öelda kindaid sõnu, aga me oleme tugevalt töötanud selle nimel täna, et lihtsustada määrust, mille alusel meie töötame ja muuta kollektiividele see rahakasutus oluliselt avatumaks või veel rohkem nagu anda võimalust ja see bürokraatia tegelikult väheneb neil selle võrra ka veel. Et see on üks samm. Ma tean, et keerulisem on palgatoetusprogrammiga, aga kuna see on Eesti Rahvakultuuri Keskuse haldusalas, siis antud juhul ma ei oska väga hästi seda kõike rääkida, aga ma tean küll, et seal on keeruline selle palgatoetusprogrammiga ja sellega on palju rohkem probleeme, kui on kollektiivide toetusprogrammiga, aga ma ei saa öelda kuidagi, et kuidas seda bürokraatiat seal vähendada või mis see bürokraatia kõige keerulisemad kohad siin antud juhul on. Aga ministeerium kommenteerib. Ma võtan sult ka osa matsu endale, et loomulikult see toetus on alles paar aastat vana ja loomulikult pidevalt käib läbimõtlemine, et kuidas muuta lihtsamaks. Aga ma olen ka aru saanud sellest, et koha peal soovitakse ka neid nagu põhimõtteid muuta, et praegu on see, et juhendajad saavad, kellel on pikaajalised lepingud. Ja see on üks meie põhimõte, millest me ei loobu, sest me tahame, et inimesed, kes on juhendajad, neil oleksid sotsiaalsed garantiid aastaringselt, mitte ainult nendel kuudel, kui nad juhendavad. Aga ma arvan, et see ongi see koostöökoht, et kuna see kogemus on üsna lühikene sellega, siis lihtsalt andagi väga ausat tagasiside, et nii ministeeriumine, nii Rahvakultuuri Keskusele, ega meie huvi on ju see, et see oleks võimalikult lihtne, aga selge on see, et mingid kriteeriumid peavad olema täidetud, sellepärast, et me käsitleme riigi raha, seda ei ole üldse vähe, seda on üle 2,5 miljoni, mida me sellesse praegu paneme. Nii et minu sõnum on lihtsalt see, et anda nagu ausat otsekohest tagasiside, et mõtleme üheskoos, kuidas seda süsteemi kergemaks muuta, aga kindlasti mingitest bürokraatia reeglitest me loobuda ei saa, aga see ei ole kuidagi eesmärgiga kedagi rohkem panna bürokraatiat tegema või tootma, eks ju, vaid ikkagi seal on väga selged nagu eesmärgid on, miks see nii on. Nii et anda konkreetselt tagasisidet ja teeme koos paremaks. Ja ma tahan Piretile tõesti ütelda, seda tõesti need mõlemad määrused on suhteliselt uued ja ikka sa alati loodad teha nagu parimat, aga praktika näitab alati veel mingid omi nurki ja siis neid nurki saabki nagu lihvida nagu maha ja täna me nagu kollektiivide toetusprogrammi juures nägime ka, et tegelikult see ei ole üldse nagu seda tuleb natuke muuta ja just selle samas toetuse menetlemise käigus me nägime, et see tuleb nüüd natuke muuta ja teha mingid asjad nagu oluliselt nagu lihtsamaks kollektiividele ka, et alati see kõiki nurki ette ei näe, kuidas need tegurid võivad tekkida, siis see määrus tõesti on uuesti, aga palgatoetusprogrammis on see täitsa uus on ju. Ja ma tean, et seda ka pidevalt arutatakse ja mõeldakse, kuidas muuta seda nagu paremaks ja lihtsamast ja kõik muud.
No nii. Seega aitäh teile. Jah,